Tere sõbrad, paljud inimesed küsivad minult väga sageli, mis on elu eesmärk, mis on inimese eesmärk, planeedi elu eesmärk ja kõik, mis meid ümbritseb. Sõbrad, kõigi inimeste eesmärk on üks ja ainus. Inimkond peaks asuma oma vaimse evolutsioonilise arengu teele. Selle planeedi olid kõrgelt arenenud olendid ainsa eesmärgiga. Võimaldada hingel areneda, anda talle võimalus saada seda kogemust, mille nimel ta tuleb sellele planeedile. Paljud küsivad taas, mida me peame tegema, et meie hing areneks. Ja nad kuulevad minult sellist vastust. Tegelema enese arenguga, sõbrad, tegelema enese täiendamisega, tegelema oma intellektuaalse vaimse tegevuse laiendamisega, ühendama oma intellektuaalset vaimset tegevust oma sisemise hingeseisundiga, luua enda sees teatud seisund, mis võimaldab astuda resonantsi planeedi puhta energia informatiivse väljaga, mis annab seeläbi teadmisi inimkonnale. Jah, just teadmised arendavad teie hinge, just teadmised annavad teile selle, ütleme, kõige väärtuslikuma kogemuse, mida iga inimene tegelikult vajab. Aga kas on lihtne sellel planeedil elada ja areneda, mis on ilmselt kõige raskem küsimus, väga raske ja väga keeruline. Ma ütleksin nii, et seda hinge arengut takistab absoluutselt kõik, mida me ümberringi näeme. Inimkond ise on praegu oma vaimses, hingelises ja intellektuaalses osas välja kujunemata olekus. Et isegi kui inimene hakkab arenema, arvab ta, et ta teeb valesti, et peab olema nagu kõik teised. Sama arenemata, sama ebaviisakas, sama jõhker, sama vihkav, sama hävitav, sama kadetsev, sama ahne ja see on muutunud normaalseks. See mitte ainult ei aita kaasa hinge arengule, vaid takistab ka teie sisemise seisundi arengut ja me näeme seda teiega kõikjal ümberringi. Näeme, et õnnelikke perekondi pole. Isegi kui pere on olemas, siis enamus on mingi oma kasu peale väljas. Oma kasu midagi omada, midagi saada, kelleltki midagi ära võtta. See tähendab, et me ei näe armastust ega võimalusi hinge arenguks. Kuid kõik on ju loodud, kogu see loodus, kõik see ilu, riigid, maailmad, inimkond, kõik selleks, et teie hing saaks siin planeedil läbida oma materiaalse evolutsioonilise arengutaseme etapid. Teie hingel on 3 arengukomponenti. See on tema evolutsioonilise elu materiaalne aspekt, see on tema elu arengu poolmateriaalne aspekt ja loomulikult teie hinge elu arengu vaimne aspekt, kus teie hing naaseb kohta, kus kõik kunagi tuli ja läheb ning tuleb jätkuvalt. See on paradiisi tasand. Seepärast, mu sõbrad, ma loodan, et täna te kuulsite mind ja hoolitsete oma enese arengu ja enese täiendamise eest. Aga millest alustada? Oma iseloomust. See on esimene asi. Kuidas seda teha? Te peate nägema endas seda puhast, head ja täiuslikku ning andma sellele kaunile võimalusele avaneda selles kaunis maailmas. Nii palju on ilu ja täiuslikkust selles maailmas, on saabunud kevad, linnud laulavad, puud puhkevad õide, aiad täituvad õitega, see rõõmustab noorus, elu algus. Las see kevad loob teie igaühe sees uue alguse evolutsioonilisele arenguteele. Edu teile!